Tere, olen kolonelleitnant Raivo Tamm Kaitseliidu Tallinna malevast Toompea malevkonnast. Tänase õppevideo teemaks on püstoli baasväljaõppe ja ennekõike on see mõeldud nendele kaitseliitlastele, kes lähevad toetama Politsei- ja Piirivalveametit ja pole eelnevalt võib-olla kõige rohkem püstoliga kokku puutunud. Tutvume kõigepealt võimaliku varustusega, mida üks kaitseliitlane võib kanda. Me lähtume sellest, et me kasutame Kaitseväe ja Kaitseliidu poolt hangitud varustust, aga tavapäraselt on iga kaitseliitlane käinud kõikvõimalikes poodides ka ise endale varustust hankima. Nii et vaatame, mis on mingiks funktsiooniks hea. Alustame kõigepealt klassikalisest politsei teenistusvööst, mis ilmselt on kõige sobilikum, seda enne kõike suvisel perioodil, siis kui French on pakitud pükste sisse või kasutate tunket. Siin on 50 mm laiune kapronvöö, mille sees on takjariba ja see eeldab ka vastasvööd, ehk siis teie püksi peal on pehmest takjast püksiri. Seda nüüd tüüpilist politsei teenistusvööd on mõnes mõttes hea kasutada väga spetsiifilised politsei funktsioonideks, ehk ta püsib teil kogu aeg liikumatult peal ja kui te nüüd kükitate või olete mingis füüsilises tegevuses, siis see vöö ei sõida teil kunagi ülesse, ei kuku alla, ta püsib ühel samal kõrgusel ja kui teil on vaja kiiresti relva haarata, siis on ta teil alati õiges kohas. Mis on tüüpilised varustuselemendid, kui te lähete politseiga koos patrullima, on loomulikult teenistusrelv, soovitavalt õiges kabuuris, mis on selle relvatüübi jaoks mõeldud. Siis tõenäoliselt saate te politsei käest ka teleskoopnuia, mis võiks paikneda siin ees, sõltuvalt erinevatest kandjatest, saab selle nurka vahetada. Püstol peaks kindlasti olema teil tugevama käe poole peal ja täpselt külje peal. Ja teisele poole võite siis panna tagavara salvetasku ja tõenäoliselt on ka tark omada väikest taskulampi, sest kui lähete patrulli, siis tõenäoliselt võite jääda ka mõneks hilisemaks tunniks. Selja taga, nagu te näete, on suhteliselt tühi, on ainult käerauad ja käerauad siis panete vastavalt selle poole peale, kus te ise tunnete, et neid on kiirem ja mugavam kätte saada. Eest on taaskord vöö valdavalt tühi ja seda põhjusel, et kui te juhtute olema tänaval lähikontaktis, siis et ka teie vastaspool ei näppaks ära teilt erinevaid elemente, on parem, mida vähem teil vöö küljes asju on, seda parem. Kabuuride valikust nii palju, et minu külje peal on siin Black Hawki tasemele 2 või level 2 vastav kabuur, ehk tal on üks lukustusmehhanism, ehk vajutades näpuga siia peale, avaneb riivistus ja ma saan relva kätte haarata. Meil on siin täna näidata ka sama firma teistsugune kabuur, tasemele 3 vastav, ehk sellel kabuuril on juba 2 lukustust. Esimene siin, nagu minulgi, vajutada sõrmega ära ja teise leiab siit tagantpoolt, mis vabastab siis selle kabuuri pealse korpuse. Ehk siin on 2 lukustust, see on turvalisem, kui te peaksite lähikontakti tänavas minema, siis tõenäoliselt seda relva teilt niisama ära näpata ei saa. Siin te näete sükest väga head kõrgekvaliteedilist vöö peal, tavaliselt varjatuks kandmiseks mõeldud kabuuri, ülikiiresti kättesaadav, aga tänaval absoluutselt mitte sobilik, sest ükskõik, kes võib selle siit ülikiiresti teil kätte saada. Samuti ei sobi või ei ole soovitatav minna tänavale klassikaliste lahtiste sõjaväekabuuridega, mis on kangast. Nad on head universaalsed, siia mahuvad eri tüüpi relvad ära, aga nagu te näete, siit saab küll kiiresti haarata relva kätte, aga sama kiiresti, kui te olete lähikontaktis, saab selle relva kätte siit ka eespool olija. Mis veel on soovituslik, on vältida igasuguseid odavaid koopiaid. Ei toeta siin suurfirmade monopoole, aga siin on üks tüüpiline näide Hiinast toodud kabuurist, mis tegelikult peaks vastama üks ühele kvaliteetse tootja nagu Safariland kabuuridele. Kui ma panen siia relva sisse, siis relv loksub. Ma võin küll kinni selle panna, aga
Välimuse järgi võiks otsustada, et see peaks olema samamoodi tasemele 3 vastav kabuur, millel on 2 lukustust, tegelikult on siin ainult 1 lukustus. Ja ütleme nii, et kogemuse järgi võin öelda, kehv või valesti valitud kabuur võib põhjustada teil salve ärakadumist või ka relva enda ärakadumist. Et kabuuri pealt ei soovita kokku hoida, et kui võtate, siis võtke korralik kabuur ja veenduge kindlasti, et see on teie relvale või relvatüübile õige ja sobilik. Ja siin on nüüd üks näide jällegi väga heast jala peale käivast kabuurist, mis siis läheb püksirihma külge, kinnitub 2 rihmaga teil jala külge. Siia saate samuti panna praktiliselt ükskõik mis sorti relva, saate ise seda parajaks teha, aga ka neid ma ei soovita kasutada, sest kõik, mis on teil rihmadega jala küljes ja kui te peate olema tundide kaupa väljas patrullis, esiteks hakkavad nad jalga hõõruma mingil moel, tõmbavad veresoonet kinni, siis see püstoli kääbide hõõrub peaaegu igale poole vastu, ta ei ole autos istumiseks kõige mugav. Samuti, kui ta on teil sõjaväekabuur, siis on ta väga lihtsasti ja kiiresti avatav, ainult pöidaga lükates. Politseiga koos patrulli minnes peaks teil olema ikkagi vähemalt 1 või 2 lukustusega kabuur. Järgmiseks on meil siin klassikaline kaitseväe vööri, millel on siis väga hea sõjaväe otstarbeks mõeldud kabuur ja salvetasku. Mõlemad on korralikult kinnitatud. Sõjaväele oluline on see, et relv on kaetud, sellega võib istuda nädalate kaupa väljas. Lund, vihma võib sadada, relv üldiselt püsib puhtana, kui ka roomata. Väga hea, mustus siia sisse ei tule. Kui te võrdlete nüüd tavalist kabuuri ja sellega roomama lähete, siis te saate aru, et selle kahvliga te kaevate sealt maalt mulda ja mida iganes siia kabuur ja relva kuke juurde üsna palju. Ehk selline kabuur on küll väga hea, kiiresti saate relva kätte, aga sõjaliseks otstarbeks ta nagu kõige parem ei ole. Jällegi klassikaline sõjaväekabuur kaitseb relva väga hästi, kuna ta on sõjaväe jaoks siiski teine või toetusrelv. Meil peaasjalikult on pikem automaat käes, siis sõjaväe jaoks ei ole ka nii kriitiline üldjuhul, kui ruttu te selle siit kabuurist kätte saate. Kui politsei jaoks on relva haaramine väga kriitilise tähtsusega ja siit saab ülikiiresti selle relva kätte, siis sõjaväekabuuril tuleb kõigepealt avada kate ja alles siis saate relva kätte. Ja viimaseks, kui me vaatame, mis veel lauale jääb ja on niisuguse kaasaegsem lahingvarustus, ehk siis on lahinguvöö, siis siia peate vaatama, mis molle kinnitusega kabuurid teile sobivad. Nagu näete, minul on siia pantud kangast kabuur, kuna relva kandes ja kui relv siin külje peal loksub, siis ta ei kraabi relva, on pehme, tekitab vähem heli. Samas politsei funktsiooniks selline kabuur ei sobi. Nii et iga asi on millegiks hea, millegiks jälle kehvem ja kaitseliitlasel võib öelda nii palju, et kes tahab ikkagi hästi teha kõiki ülesandeid ja politsei toetamine on üks kaitseliitlaste ülesannetest, siis tuleb osta mõlemad kabuurid. Ega pääsu ei ole. Seda on nagu praktika näidanud.